videolõunatund Nõmme raadios. Tere ja mõtleme, Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorranumbriga 82. Esiteks eelmise saate osas väike parandus, kui ma ütlesin, et nendele meie kaitsjatele, riigiteenistujatele manustati katsetusfaasis aineid, siis tegelikult see nii ei ole. Need ei olnud mingid uued, otseliinilt, värske värk ained. Kui mul üks klient oma perearstiga läks vaidlema seoses selle COVID-vaktsiiniga, et tema ei taha teha seda süsti, sest ei ole veel kindel, kuidas see mõjub, siis perearst teadis öelda, et neid on juba ammu katsetatud. Kui ma mäletan õigesti, siis oli vist see aasta number 10, et juba 10 aastat tagasi prooviti neid, et see ei olegi nii uus värk. Meile lihtsalt öeldi, et kiire on ja häda käes ja anname endast parima ja läheb nagu läheb, aga midagi peab ju tegema, midagi peab naha vahele manustama. Ja Rootsi konverentsil tegelikult räägitigi sellest, kuidas militaar ja meditsiin on omavahel selles osas nagu seotud ja toodi välja ka seda paralleeli, et see on nagu sõjaline aktsioon, aga lihtsalt läbi meditsiini ja seda, et neid aineid juba varasemalt katsetati, juba ammu katsetati. Ja nüüd, kui näeme, kui palju need vaktsiinid on kahju toonud inimeste tervisele, siis ma ütleks, et see on niisugune moodne sõjapidamine. Nii et jah, need ained ei olnud mitte katsetusfaasis, vaid katsetatud ja kindlaks tehtud, et kui saad seda kangemat partiid, siis läheb väga halvasti, saad seda keskmist, läheb keskmiselt halvasti ja siis oli ka see nii-öelda see grupp, mis siis pidi kogu seda statistikat kuidagi mahendama ja inimlikumaks tegema, sest kui kõigil kohe mingi häda on, siis ei mätsi enam selle peavoolu miljarditesse ulatuvate kampaaniatega ka toimuvat ära. Ja oligi inimesi, kellel juhtunud peale esimest süsti läks hästi, või juhtuda peale teist süsti mingi pahandus või peale kolmandat. Ja oli ka neid inimesi, kes tegid ühe, tervis läks kehvemaks, tegid teise, läks veel kehvemaks ja tegid kolmandagi, millest mina nagu üldse aru ei saa. Aga ma ei peagi kõigest aru saama. Ja eelmises saates, kui ma tõin välja, et inimestel on vajadus kuhugi kuuluda, siis on inimkooslusi, kelle eesmärk, see, mille nimel tegutsetakse, ükskõik kui ilusad on loosungid, kui sisuline pool on kellelegi liiga tegemine, siis kuhugi kuulumine. Aga muidu me ajame siin ju head asja ka ja muuseas teeme pahasid asju, sest see on mingi agenda osa. Et ma ei õigusta neid tegusid. Igasugu salaorganisatsioone ja vähem salaorganisatsioone on olemas, kes on tegelikult kogu selle Eestis toimuva taga, mitte see, et eestlased ei oska majandada, me oleme matemaatiliselt lollid ja sellepärast majandusega on nii. Ei, kõik on väga peenelt läbimõeldud, kas või see COVID-gi. See oli osa, et meie toimivat süsteemi siis viia teatud kohta, esiteks need võimumängud, rahvalt õiguste peost ära tõmbamine nende enda huvides, kogu see majanduslik mõju, kõik on läbi mõeldud. Geniaalne värk. Pahatahtlik, aga geniaalne. Ja kui inimesed arvavad, et nad kuhugi kuuludes, aga teised ju tegid ka ja mida iganes, siis vastutad ikka ise isiklikult. Ja see ei ole see, et sa istud kohtusaalis ja sinu üle mõistetakse kohut. Ka siis on võimalus, et isegi kui sa ei jõua sinna kohtupinki, lõpuks kui jõuad ja sa oled nendel tegijate poolel, siis vennad pesevad su puhtaks ja elu läheb edasi. Aga jumaliku kohtujas ei huvita mitte kedagi, kes on su sõbrad või siis need näilised sõbrad, kellega on vastastikune kasulikkus lihtsalt, ei huvita kedagi, mis su rahaline seis on. Jumaliku kohtu ees kõik saavad nii, nagu nad on välja teeninud. Ja ma ei ütle, et ma olen mingi pühak. Eks ma ka vahepeal siin komistan oma õelusesse ja lihtsalt täiskasvanud inimene, aga vahepeal nagu ei tule toime nende reaktsioonidega, mida ma tunnen toimuva suhtes ja siis võib jääda mulje, et Kertu teeb liiga kellelegi, kui ta ütleb halvasti. Aga läheb hing täis ja vahest saab emotsioon võitu ja siis pärast ongi natuke siuke paha tunne, et võiks nagu üle olla.
aga alati ei ole. Aga alati on meil võimalus nendest hetkedest õppida ja teinekord olla parem versioon endast, aga elul on kombeks siis anda ka natuke, kuidas ma ütlen, natuke keerulisemaid eksameid läbida, mitte nii, et sa teed kogu aeg sama taseme eksamit, vaid et ja nüüd on raskem olukord. Kuidas sa nüüd toime tuled? Ei saanud hakkama. Okei, kasva. Võt nii. Aga ja meil ongi see kohustus. Jumal kaitseb ka ainult neid, kes ise ennast kaitsevad. Hoia ennast, et Jumal sind peaks hoida. Ja ma ei mõtlesin seda religioosset Jumalat, pigem siis jumalikkust. Eelmises saates ma mainisin ka, et 10. aprillil on meil siin toimumas Võrumaal istung ja meediaväljaannetest, kuigi see on nii oluline asi, see on 81 füüsilist isikut, 2 keskkonnaorganisatsiooni, 2 muud juriidilist keha. Läksime selle Noorsipalust toimuva vastu kohtusse ja kohal on ainult üks väljaanne, Lõuna-Eesti Postimees. Kuigi meil on linnas 2 kohalikku lehte, sealt ei tulnud kedagi. No see, et Võrumaa Teataja kohal ei tule, see on ilmselge. Nemad ju ei saa rääkida seda, mis tegelikult toimub. Ma ei teagi, kuidas nad seal seotud on, aga siin on lihtsalt nii mitu momenti olnud, kus ma mõtlen, et pagan tahaks nendel koosolekutel olla, kus neile juhiseid antakse. See ei päris huvitav kuulamine olla. Et okei, siin oli mingi selline üritus, kus Karis kutsus maakonnalehtede esindajad kohale ja siis tehti kõigile nagu ühine siuke ja nüüd teeme asja nii. Okei, sellest olid siis uudised, aga need, kus päriselt tehakse neid strateegilisi käike, millest kirjutada, millest mitte nii edasi. See oli päris huvitav olla. Ja naljaks oli see, et kui Pevkur veel julges Võrumaal käia, siis oli ju mingi oktoober, üle-eelmine aasta vist, üle-eelmine aasta 23. aasta oktoober, siis Võrumaa Teataja töötaja oli seal moderaatoriks. Oleme sõbralikud! Ma ei tea. See sõbralikkus on siis võimalik, kui kaalul ei ole su kodu, et siis sa võid olla siuke, et saame läbi, et ma ei tea, automüük, et ma ei tea, vaatan mingid asjad läbi sõrmed, mis iganes. Aga antud juhul on kaalul meie kodud, tulevik, meie juured. Ja siis oleme sõbralikud samal ajal, kui meid tambitakse. Ma ei tea, ma ei oska. Ja me ei olnud seal mingit, ma ei tea, keegi ei hüpanud mööda toole ringi ja ähvardanud ei vehkinud rusikaga. Me lihtsalt väljendasime konkreetsemalt ennast. Aga nendele, kes tulevad teadmisega, et me peame olema madalamad kui muru, siis neile ka see konkreetne enese väljendamine. Kurat, mis siin toimub? Ei, nii küll ei saa. Ei, me oleme tähtsad, meiega peab rääkima väga lugupidavalt. Aga jah, oleme sellises punktis omadega. Ja hästi huvitav oli seal kohtus. Oli 2 plokki. Kõigepealt oli mürateemaline. Pärastlõunal läks edasi pärastlõunal tuli keskkonnateemaline istung. Mina sain ainult esimesel osaleda seoses sellega, et ma ei saa väga istuda praegusel ajal pikalt, et seal ka muudkui nihelesin ja otsisin mingit asendit, kus oleks natukenegi hingata võimalik. Ja seljavalu peale oli nii pressiks. Ja huvitav oligi see, et Tallinna kohtus käies oli ka see kogemus, et vaatad need, kes ajavad seda nii-öelda riigi asja, pigem valitsuse asja, siis jälle see siuke, et kuram see lõustad, vaat nagu justkui ilus inimene, aga sa tunnetad ta olekust, et ta on nagu lõust inimene. Mis on ka jälle selline kertu, et ära ole rumal, ära kasuta selliseid sõnu, on ju, aga oli selline tunne. Ja siis, kuna see istung kestis seal 10-st, oli vist 4 tundi? 3 tundi, 3 tundi. See oli selle aega vahepeal nagu mängida mingit mänge peas siis. Ja ma kujutasin korraks ette, et need inimesed, kes on seal selle RKIK-i kaitseministeeriumi, RKIK kaitseministeeriumi ei ole tegelikult nagu Eesti eest seisvad nähtused tänasest päevast, nemad ikkagi täidavad seda käsku, mis on seotud välismaiste lepetega. Ja sellepärast muutubki asi nii tobedaks, et me võime ükskõik mida seal kokku leppida. Liitlasväelased teevad ikka nii, nagu nemad tahavad. Aga okei, ma tulen tagasi oma jutu juurde. Ja siis ma lihtsalt mängisin oma peas läbi seda, et ma kujutasin ette, et need inimesed, et ma puhastan nad ära ja nad on meie poolel ja kuidas ma siis neid näeksin. Ja ma visualiseerisingi, et kena naisterahvas, tõesti väga kaunis looduse poolt, et ta ajab nüüd seda õiget asja, ta on looduse inimeste poolel, ta mõtleb kaasa, ta ei sunni ennast tegema asju, mis on vale, ta ei vaata läbi sõrmedega toimuvale ja ma mõtlesin täitsa teistmoodi. Ja siis ma nägin seda inimese ilu, see, mis on justkui alguses selle standardvarustusega talle ellu kaasa antud, aga kui sa
teenid seda tumedat, siis midagi pole teha, see sära ja kõik see luht nagu tuhmub ära ja läheb koledaks kätte. Ja see oli päris huvitav kogemus. Ja see võib olla ka see, et sa kujutad lihtsalt endale ette. Okei, võib olla, aga sellise nagu elamuse mõttes oli päris huvitav vaadata, et kui sa lihtsalt tunnetusega puhastad selle inimese ära, siis sa vaatad, kuidas ta läheb särama ja sa näed see nagu teist inimest, just kui ta välimus oleks muutunud. Vot nii. Ja ma detailidesse väga ei laskugi. Siin on jah, et kuidas tahetakse väga Soome näidetest lähtuda, aga vahe on näiteks selles, et Soomes on see norm, mida arvestatakse 50–55 detsibelli, Eestis on 65, sest me oleme siuksed raskema kuulmisega vist. Ja kui linnas see müra polegi nii teema, sest igasugune muu liiklusmüra, see summutab ära, mida Võru inimesed veel aru ei saa, et kui need suured kahurid kohal on ja seda metsapuhvrit muudkui maha võetakse ja naljakas on ka see, et selles müra modelleerimises metsa ei arvestata. Ja see on natuke kaval võte. Siis saab metsa maha kõik võtta, mis on ka osa sellest agendast, metsad maha. Saab öelda, et me niikuinii metsaga ei arvestanud modelleerimisel, et võtke kõik paljaks. Aga näiteks seesama Sõmerpalu lasteaed seal olgugi, et direktor ütles, et kõik on väga hästi, keegi ei kaeba, siis inimesed, kes seal töötavad, on väljendanud muret, et kui see mets ka maha võetakse, siis ei olegi enam mitte midagi, sest siis on visuaalselt näha see sõjavärk ja teine pool on see, et siis see müra tuleb lihtsalt vahetult otsa peale. Praegu juba on see mürahäiring päris tugev. Lapsed on ärganud paukude peale lõunaunest üles ja see samune müra mõõtmine ka ju ajastati laste lõunaunele, kus siis see kohtunik ja kaaskond tulid kuulama. Ja mina mõtlen, võib-olla päris inimlik, et nad siis päris pauku ei teinud, sest lapsed ju magasid. Aga inimlikkusest on see asi tegelikult kauge. Ja Võrulinna inimesed peavad olema valmis, et ka meil hakkavad käima sellised jõmmakad, et see käib sul kerest läbi, sest hetkel on 1 ala, plaanis on teha 4 ala, ehk siis ja need alad liiguvad kõik asustusele lähemale. See on päris jama. Ja üks tunnistajatest rääkiski enda kogemusest, kuidas ta õues kõndis ja käis siuke kõue jõmakas läbi, et ta 4 kuud taastus sellest, sest lihtsalt midagi juhtus temaga. Ta läks tuppa, ta ei saanud aru, kas ta peaks pikutama, istuma, oksendama, et midagi nagu nii šokeerivat oli tema kehal, sest maal elades me oleme harjunud sellega, et müra ei ole ja kui äkitselt käib selline jõmakas, sa tunned seda füüsiliselt, sa kuuled seda oma kõrvadega ja ta ütles, et aga kui keegi laps oleks seda kuulnud. Ja siis üks kohalik rääkis mulle, et tema lapsel on kõnehäire ja mitte, see ei ole logopeediline, et kuidagi need suulihased ja muu selline nagu füüsiline, et ütles närvisüsteemiga on see asi seotud. Ja see on päris karm, käi muudkui mööda spetsialisti ja sa ei saa lõpuks abi, sest see on midagi, mis jätab jälje, püsiva jälje. Ja võib ju öelda, et aga kolige siis ära. Aga nüüd siis räägitakse sellist juttu, et riik tahab pääseda omanikele maa eest raha maksmisest, 14. aprill Postimees. Kliimaministeeriumi eelarve muutmise taotlusest selgub, et poliitikutel ja ametnikel on plaan vähendada inimestele nende kinnisvara soetamisest makstavat summat 50% ja mõnel juhul ei soovita üldse mingeid hüvitisi maksta. Ja ma arvan, et see asi sõidab lõpuks selle Nursipalu asjale sisse, kus öeldakse, et me ei peagi teile midagi maksma, see on riigikaitseline asi ja ise te ei olnud õigel ajal nõus lahkuma, mis seal ikka. Ja see on päris muret tekitav liikumine ja aprilli alguses saatis oma ettepanekud Rahandusministeeriumile Kliimaministeerium, kus uueks energeetika- ja keskkonnaministriks on Andres Sutt ning taristuministriks Kuldar Leis. Muuhulgas võib sealt lugeda, et Kliimaministeerium otsib uut juristi, sest ei tee nalja, plaan on hakata maaomanike õigusi riivama. Ja siis ma mõtlen, et kas varem meil ei ole ajaloos sellist asja olnud, et inimestelt võeti kodusid käest ära ja ma ei tea, kuidagi mitte minu eluajal, aga natuke enne minu sündi, kuidagi nagu ajaloost mingid paralleelid on, aga nüüd on lihtsalt asi, kuna see toimub tänasel päeval, meil on demokraatia, euroopalikud väärtused, siis see ei ole ju mingi kommunistlik asi, ei ole ju, see on nagu midagi moodsamat, peenemat. Ja analoogne asi toimub ka tuulikute teemal. Delfi kirjutab, kui tuuleparke juurde ei tule, võivad kohalikud kaotada sootuks otsustusõiguse nende lubamise üle. Ehk siis, te kas lubate või lubate pekstes.
Ja kogu toimuvat sel rindel livestab noormees Erkki Keldo. Noormees, keda tema lojaalsuses hävituslikele idiootsustele on juba märgatud. Loen teile ette katkendi tema sotsiaalmeedia postitusest. Endalegi ootamatult olen pälvinud Maailma Majandusfoorumi ehk World Economic Forum WEF tulevikujuhi Young Global Leader tiitli, mille said tänavu 116 alla 40 aastast tulevikutalenti üle kogu maailma. Talenti. Mis need talendid peavad olema alla 40? Mina tean, sest te olete piisavalt elukogenematud, piisavalt rumalad ja piisavalt hurraa, karjäär, hurraa, ma olen keegi, et idiootsusi kaasa teha. Täiesti süüdimatult. Ja vaadake, guugeldage see Erkki Keldo. Talent. Jah, endalegi ootamatult. Natuke naljakas, aga ei ole naljakas. Vaatan kiirelt, mul on, kuna praegusel ajal see keskendumisvõime on selline natukene kõigake, siis ma olen natuke rohkem ka nendes märkmetes kinni. Ja huvitav on see, et modelleeritakse keskmist ja üks kohalik tõi väga hea näite, et keskmine, et kui ma päeva jooksul, ma ei mäletagi täpselt, mis ta ütles, et ta paneb pehkurile tooliga pähe või mingi siukes, et kui ma panen päeva jooksul ühe korra tooliga pähe, siis päeva peale ära jaotatuna, siis ma terve päev silitasin teda. Ja täpselt nii see müra modelleerimine käib. Ja tegelikult praegu ei ole ju veel paigas see, kuidas seda väljakut hakatakse üldse kasutama, neid alasid. Ja meil on modelleering ja modelleering näitab, et ei ületata, kõik on väga hästi. Aga mis päriselt toimuma hakkab, pole oluline, meil on lihtsalt vaja asjad läbi suruda. Ja oli ka öeldud see, et seda müra lubatakse siis teha kellaaegade vahemikus 7-23, ehk siis minuti pealt 8 tundi täis magada, sest see on tervislik. Aga kui sa oled päev otsa on siuke põmakas, natuke seepärast jälle põmakas, ja see ei ole niimoodi, et sa vaatad graafikut, täna on valjem müres, terve päeval siuke, nii, kohe tuleb imakas, sa ikka keskendud mingit asja tegema ja äkitselt on raksaki. Ja seal võib ka nii olla, et ei ole kirjas, et mingeid suuri tulistamisi toimuks, aga näed, toimub. Meil on siin isegi nii olnud, et töösel lastakse, helistatakse, et kes see laseb, mis toimub, ei tea. Ja kuidas me peaks arvama, siis lepime kompromissis kokku ja siis on nõuel, kui juba täna ei teata, kes tegelikult laseb mingitel hetkedel. See ei ole ju normaalne, aga võib-olla palju palutud. Ja juba praegu on seal graafikus tegelikult näha, et mingid momendid, kus laskmine, see ajavahemik on märgitud kuni 23.59, sest ma kohe alguses märkasin seda, et selles tekstis oli välja toodud, et kui kohalik omavalitsus ei anna siis nagu seda eriluba. Ja kohalikud omavalitsused annavad neid erilubasid, sest et muidu öeldakse, et erakondade keskkontoritesse pöördutakse ja on ju kõik lõpuks sabapidi koos. Ja ma olen tänaseks tahaks mõelnud, et erakonnad see ongi nagu see roti kuningas. Et kõik on sabapidi koos, tegelikult hävitab see kõiki. Aga niimoodi see süsteem seal toimib, et kellelegi on see kasulik. Et päriselt ei toimuks siis arengut. Eesti potentsiaal riigina on meeletu. Meie suurus, meie loodusvarad, meie selline inimpotentsiaal. Eestlane on olemuselt on tark inimene, kui ta ei müü oma hinge ja ajusid maha. Et puht selle potentsiaali plaanis, kui me oleks mingi täiesti muda mülgas, meil ei oleks mitte midagi, ei oleks ajalugu, ei oleks kultuuri, ei oleks seda sitkust, maavarasid, mis minu arust võiks maa sisse jääda ka. Ja see meie väiksus, see on nii palju võimalusi teha asju hästi optimeeritult ja see on see, mis teeb nukraks, et see potentsiaal on tegelikult meeletult suur ja seda hävitatakse sihilikult, sest meie juhtimine toimub väljaspoolt. Ja siis MTÜ poolt, ma nii detailidesse ei lähe ja nii, aga ma jätkan. 10. aprillil oli siis see kohtuistung, 12. aprill postitas üks kohalik Nursipalu kaitseks gruppi. Mida täna õhku lastakse? Rõuges maja väriseb, samamoodi jätkates pole siinkandis viimistluseks krohvitud maja mõtet teha, suure tõenäosusega krohv seina kauaks ei jää. Ja kui Terviseamet väidab, et mõju tervisele pole, siis mõelge veel kord. Teleka ja jalkat vaadates tundsin matsu läbi kere, lihtsalt pole sõnu.
ja üks seal kohalik arvas nende paukude aegu, et naabritel lasti midagi õhku. 3-kordsed pakettaknad olid värisenud ja kurb ongi see, et praegu on käputäis aktiviste, kes käivad siis seal kohut, kes seisavad enda eest, teevad Terviseametile pöördumisi ja siis on need, kes lihtsalt nagu müriseb ja väriseb ja mis seal ikka talun ära, aga nad ei saa aru, et see on alles nagu soojendus. See päris asi pole veel kohalegi jõudnud. Praegu on viimane aeg häält ja kui öeldakse, et kohus on mõttetu, sinna ei ole mõtet üldse minna, oma aega raisata ja see Gregor ja blablabla, siis mina ütlen, et praegu see kohtutee käimine on vähemalt aega võitnud, sest maailmas geopoliitiliselt on tõmbetuuled sellised, et ei ole nagu stabiilselt paigas, et nüüd me jäämegi siin kõik sõdima. Siin võib tulla selliseid momente, mille peale me saame lahti kogu sellest sõjaärist oma maal. Aga hetkel ma ei ole väga optimistlik. Ei, ärge viige oma vägesid välja, meil on siin maavarasid, jääge palun siia, me anname teile maavarasid. Sellised imbetsillid on meil siin pukis. Ja aga nad ei ole oma olemuselt sellised, nad on lihtsalt nõrgad inimesed, keda kasutatakse ära. Ja MP meie Nursipalu poolt oli tegelikult kohtus kohal ka härra Tartu Ülikoolist, kes siis hindas toimuva võimaliku mõju inimeste tervisele ja ta tõi välja stressihormoonide tõus, vererõhu tõus, südametöö kiireneb, südame-veresoonkonna haigused sellest tingituna, uneprobleemidest tingituna diabeet, kehakaalu tõus, kroonilised haigused, ärevus, kuulmislangus. Et see on päris kule väljavaade ja üks naisterahvas seal ütles, et tal mees oligi haiglas sellepärast, et tal kadusid jaladalt ära ja öeldi, et selgroos on mingi, ma ei mäleta nii detailselt, aga et see on ärevusega seotud, see, mis ta mehe tervisega oli. Siis ta ütles, et aga mõtle ise, et sul on lapsed, sa ehitad endal kodu üles ja äkitselt sul ei ole võimalik kodus rahus elada. Muidugi sa elad pidevas stressis, sest majapidamine, talu, see tähendab seda, et mitte nii, et need on valmis, vaid sa kogu aeg teed midagi. Aga mis motivatsioon on sul päevast päeva teha ja panustada, kui sa tead, et sa tegelikult lood oma perekonnale kodu, kus on põrgu elada. Ja see sööb inimese seest ära ja see hakkab tervisele. Ja öelda, et minge siis ära, see ei käi päris nii. Inimesed, kes ei tea, mis asi on kodu, ma saan aru, et ei saa aru, aga mina tean, mis on kodutunne. Minu jaoks ma ei oskagi elada nii, et mul ei ole kodu. Mul on olnud perioodi, kus ma olen pidanud elama üürikates ja see on selline, ma ei oska seda isegi kirjeldada. Ei ole tunnet, et tahaks midagi teha või lihtsalt elad, magad, sööd, teed iga päev asju, aga seda kandvat kodutunnet, seda energiat pole. Nii. Aga ma jätkan. Ja nüüd on eriti huvitav see, et jõulupühad meil paugutati, kus pidi olema vaikne aeg ja siis ka ei teatud, kes paugutab. Ja nüüd antakse vähemalt ette teada, et suurel neljapäeval tehakse Nursipalu laiendusalal lõhkamistöid. Vaikne nädal ei tohi nende meelest olla vaikne. Ja ma ei tea, mis nad varem ei teinud lõhkamistöid ära. Ettekäännad see, et tulevad õppused ja siis seal on vaja kaevikuid kaevata ja siis on vaja, et see maa oleks kindlasti poos. Ei, nad ei jõua kõiki neid asju sealt maasest üles leida. Need, kes lähevad sinna õppustele, on suur tõenäosus, et me näeme selle teemalist uudist, kui just kinni ei vatsita. Et kuidas, Vanarahva uskumuse järgi suurel neljapäeval loodus justkui tardub hetkeks. Elu hoiab hinge kinni ja sellepärast ei kasva sel päeval ka rohi. Selline. Ja vanarahva uskumused, see ei ole mingi, ma ei tea, klaaskuul või muu mingi uina-muina. Vanarahvas oma uskumustes, seal oli ikkagi mingi pidev punkt. Ja sel päeval, kui isegi rohi ei kasva, meil tehakse lõhkamistöid. Ja see on lihtsalt minu jaoks selline moment jälle, kus ma mõtlen, et mida te loote? Need asjad ei jää tagajärgedeta. Aga et ma jõuaks vajalikku kõik. Siis 10. aprilli Postimees kirjutas, talv toksis Nursipalu uhi uue ümbersõidutee auklikuks, kohati on teekattes läbivajumisi. Kaitseväe Nursipalu harjutusalast autoliikluse möödajuhtimiseks mullu kevadel valminud uue Sõmerpalu juba teekate on talve järel auke täis pikitud nagu lasketiiru märklaud. Kohati on bituumen katte rasketehnika ratastel läbi vajunud enne, kui metsamaterjali vedajad uue sõidukoridori avastanud on.
Augud hakkavad vähem kui aasta tagasi maha pandud teekattes silma juba esimese 350 meetri järel, kui Võru-Valga maanteelt Sõmerpalu poole keerata. Mida kilomeeter edasi, seda hullem asi on. Pisikesi auke on tekkinud sõidujälje sisse, kuid palju hakkab neid silma ka telgjoone ümbruses. Et paremini olukorrast aimu saada, sõitis ajakirjanik umbes 10 kilomeetrise tee jalgrattal läbi, loobudus aukude loendamisest juba esimesel kilomeetril. Vot. See on... Ja miks seda laiendust üldse tehakse? Meie oma poisid mahtusid ilusti harjutama, aga välismaalaste pärast tehakse. Et kõikidest NATO-relva liikidest saaks harjutada ja meil oleks see vihmavari ja bla bla bla. Ja samal käib meedest läbi, et see vihmavari ei pruugi üldse meile kehtidagi. Ja siis me olemegi teiste pärast teeme siin mingeid asju, et teised tulevad, harjutavad ja äkki kaitsevad, äkki aitavad, äkki nii palju panna lihtsalt hävingusse, kõik see mets, mis maha võeti. See mets ei ole lihtsalt nagu vaatad puud. See on kodu väga paljudele ja ma oma koduski, see on kodu ka inimestele, aga sellisel moel seda metsa hävitada, sellel kaob see hing ära, sest see läheb nagu kuritarvitamiseks. Aga kuidagi eelistataksegi võõraid. See omade asi on selline, võib jalgu jääda. Ja ma loen ühe natuke koomilise asja teile ette. Delfi kirjutas Urmas Sutrop. Mis siis järgmiseks? Hakkame kirvega ka Eesti rahvust ja riiki poolitama. Meie murded ei ole omaette keel. Kui Lõuna-Eesti tükk eesti keelest välja lõigata ja sellest uued keeled teha, siis ei ole nende uute keelte kõnelejad enam seotud Eesti rahvuse ega Eesti kultuuriga. Ma olen Eesti patriot. Eesti keel, rahvus ja kultuur on mulle püha. Eesti keelt peab kasutama, kaitsma, hoidma ja arendama, et muutuvas maailmas hakkama saada. Eesti keel on ja peab jääma meie kõigi keeleks, olgu see siis sõjaväe käsulin, kodune, teeninduse, ajakirjanduse, meditsiini, kultuuri, hariduse, kõrghariduse või teaduse keel. Mind teevad väga murelikuks katsed kirvega eesti keele kallale minna ja elava eesti keele kehast tükke välja raiuda. Praegu on setukeste ja võrokeste aktivistid alustanud uut rünnakut eesti keele vastu. Ei kõlba neile eesti keele murrete rikkus. Neile on vaja eesti keelest moodustada arvukalt uusi keeli. Juba aastaid tehakse katseid eesti keele ja eesti rahvusele lammutamiseks. Omaette keelteks on seni püütud kuulutada Võru, Mulgi ja Setu murret. Õnneks on kõik senised katsed meie murdekõnelejaid eestlaste rahvuskehast välja kiskuda läbi kukkunud. Urmas Sutrop, Eesti Keele Instituudi direktor aastatel 2000–2015. Aga härra, Võru keel ei ole murre, see ongi keel. Sellel on isegi rahvusvaheline vastav kood olemas. Ja miks meile ei taheta seda keelt anda, sest see põlisrahva staatuse seisukohast on väga-väga suur oluline samm. Ja nüüd ongi see, et meie rikkus keel, seda meile ei lubata, sest nad jahivad meie teisi rikkuseid. Nad tahavad seda maad, metsa, maavarasid ja selle jaoks on neil vaja ajada igasugu asju, mille puhul põlisrahva esindajad saaksid öelda, et ei, seda ei tohi teha. Põlisrahval on tegelikult selline õigus, aga selleks, et meid siis hoida eemal otsustusõigusest, selleks tehakse sellist vastutööd, et kukub pikali. Minu jaoks tõesti ajuvaba jutt. See ongi rikkus, kui meil Võrumaal on oma keel, oma eripära. See on ju osa Eestimaast, see on ka osa Eestimaa rikkusest, see on see summa, mis lõpuks on kokku Eestimaa. Ja kui meie piirkonnad kõik on oma ette rikkad, siis selle võrra on rikkam ka Eestimaa. Aga ma ei tea, kas see härra siis ise või keegi nügis, et kuule, tõmba neil seal veits kott pähe, ma ei tea. Ja eetikaprofessor Sutropit teate küll, kui eetiline, et nüüd eesti keele eest seisab inimene, kes ei saa aru, kui oluline on meie keele seisukohalt, et need väiksed keeled oleks hoitud, sest tegelikult see aitab ka eesti keelt. Ja siin mingi, täiesti on bluu. Eesti keelt peab kasutama, kaitsma, hoidma ja arendama, et muutuvas maailmas hakkama saada. Kuram, see, ma ei tea, pits konjakit õhtul on okei, aga kui saab palju, siis võivad tulla sellised laused. Vot nii. Ja samal ajal, aga ma loen teile ette võrokeste kongressil, et kuidas meie hindame seda keele poolt. Ja ma loengi teile ette lõigu võrokeste kongressil kõlanud keele otsusest. Võrokeste kongress deklareerib, et võru keel on Vana-Võrumaa
põliskeel. Võrokeste põline emakeele identiteedi peamine alus. Kongress rõhutab, et võru keel on põline piirkonna keel, mis on võrokestele eesti keelega võrdselt tähtis. Võru keel ei ole eesti keele murdekeel ega piirkondlik erikuju. Selgitus. Keeleteaduslikult on võru keel nii tänapäeval kui ka ajalooliselt selgelt eristuv eesti keelest eraldi keelena. Teistest Lõuna-Eesti keeltest erineb võru keel keeleliselt vähem, kuid eristub väga selgelt kõnelejate identiteedi poolest. Rahvusvaheliselt on võru keel ametlikult tunnustatud eraldi keelena, ISO keelekood BRO, kuid Eestis siiani mitte. Nii teadusuuringute kui UNESCO maailma keelte punase raamatu hinnangul on võru keel tänapäeval tõsiselt ohustatud keel. Võru keele ellujäämiseks on vaja riigi ja omavalitsuste tunnustust, senisest tõsisemat suhtumist ja suuremat tuge võru keelele nii hariduses, meedias, kultuuris kui ka avalikus keelekasutuses. Ja huvikorral saate lugeda meie muid teisi otsuseid ka leheküljel vorokongress.ee. Ja sealt saab neid lugeda nii eesti keeles kui võru keeles. Samal ajal, kui öeldakse, et võru keel on meie kultuurile ja keelele suureks ohuks riigivastased, siis on Delfis täitsa eraldi lugude sari Mitmekultuuriline Eesti. Ja võib-olla olete näinud pilti, kus valge laps kallistab tumedanahalist ja pealkiri on Mitmekultuuriline Eesti, tema on minu sõber. Meie lapsed kasvavad palju mitmekultuurilisemas Eestis. Ja statistika on selline, et Tallinnas pooled lasteaia lapsed ei räägi kodus eesti keelt. Protsentide vahekord on siis 51 versus 49, ehk siis natuke me oleme veel nagu selle enamuse poolel, aga kauaks. Ja see ei ole see, et kuidagi elu läheb niimoodi ja me siin sulatuskatlas kuidagi podiseme iseenesest orgaaniliselt. See ongi eesmärk, et inimestel ei oleks oma juurtega ühendust, ei oleks identiteeti, sest see võtab inimeselt ära tema väe. Sinu vägi ongi sinu juurtes, kus sa saad aru, kus sa oled pärit ja on inimesi, kes ei ole ühenduses ainult selle elu juurtega, vaid kes tajuvad ka neid varasemaid juuri. Nii on minul kogemus, kuidas ma läksin keskkooli ja reisile, ma jõudsin Itaaliasse ja mul oli siuke tunne, et ma olen kodus. Ja siiamaani Itaalia muusika, Itaalia keel, toit, mul on nii hingelähedane, et see on minu jaoks nagu teine Eesti, aga see ei tähenda seda, et ma oleks siis vähem eestlane. Ma lihtsalt tunnen, et kuskil kaugel, eelmistes eludes ilmselt, minu juured on seal. Täna ma olen eestlane ja kuna ma olen sellesse kehasse kehastanud, sellesse rolli, sellesse jullusesse, siis ma tunnen, et minu ülesanne on seda maad kaitsta ja hoida. Ja minusugused muidugi tänases maailmas või tänases Eestis on riigivastased, vaenlased, punased, mida kõike veel, sest nii on lihtne meid ära nullida, sest lolluse rahvast läheb nende siltidega kaasa ja mõtleb, oi, see on ju punane ja Tegelikkus on see, et need, kes töötavad meie vastu, töötavad Eesti vastu, sest meie töötame Eesti heaks ja kui mingi mees ütleb, et tema on patrioot ja Eesti eest väljas ja nii edasi ja samal ajal hävitab neid osakesi, neid väärtuslikke killukesi Eestist. Täna kuulsin, et ta on päris mitukümmend aastat tegelikult on võru keele siuke vihane vastane. Mida see teenib? Ja samal ajal öeldakse, et oi kui hea, et meil on nii palju siin välismaalasi, tassime ukrainlased sisse. Mõnes mõttes mul on hea meel nende ukrainlaste üle, kes on siia tulnud sõjapiirkondadest, kes on saanud oma elu säästa sellega, aga see, kuidas meie poliitika siin kohalikul tasandil toimetab, see kannab eesmärki meile kahju teha. See ei ole hea tegevus, see ei ole hea tahtlik. Miks need samad poliitikud, kes ei hooli oma rahvast, peaks hoolima ukrainlastest? Miks? Siuke väike loogika küsimus. Ja mul on hea sõbranna, kes on pooleldi ukrainlane, pooleldi venelane, ema on venelane, isa on ukrainlane ja ta oskab mõlemaid keeli. Ja tal oli kogemus, läks poodi, teenindaja oli umbkeelne, sest meil ka Eestis nüüd see keeleseadus on, ma ei tea milleks, miks neid ametnikke üldse tööl hoitakse, kui see ei ole enam nii väga teemagi. Siis ta läks teenindaja juurde, saalitöötaja ja saalitöötaja väga rõõmsameelselt, tema ei oska eesti keelt, ei saa aidata. Ja siis mul sõbranna hakkas temaga ukraina keeles rääkima, teenindaja pani lihtsalt minema. Et ta ei peaks siis suhtlema. Minu arust natuke nagu tobe. Meil Võrumaal oli juba siin 1,5 aastat tagasi lugu, kuidas liini peal töötajad, liin 11 inimest koosnes, 10 olid venekeelsed, ehk siis ukrainlased, venelased, üks inimene oskas eesti keelt ja tema on ka päritolult tegelikult venelane, aga ta on lihtsalt Võrus väga kaua elanud juba. Ja see, millest me räägime? Võru keel on ohtlik.
ja kui siin ukrainlasi hakati sisse vedama, siis üks lehmalauda töötaja, mul klient ütles, et ülemus oligi öelnud, et nüüd õpite vene keele ära, muud ei jää üle. Mitte, et meil tulevad töötajad, lähevad õppima eksamitele ja õpivad ära keele, et tore, sulanduge, vaid et teie õpite vene keele ära. Muud lihtsalt ei jää üle. See on see suhtumine. Päris kurb. Ja siis lõpuks ongi lahenduseks robotid. Teenindavad robotid. Mis minu jaoks ma käisin lastega mõni kuud tagasi, siis nägin seda teenindusrobotit. See oli õudne, kuidas ta kohmitses seal ringi. Ja muusika, mis sealt tuli, see oli kuidagi nagu vastik. See lihtsalt mõjus nagu nii ebamugavalt, et tulevikus, kui ma tean, et mingis kohvikus on see robotteenindaja, ma ei lähe sinna. Ja kui ma kunagi käisin Prantsusmaal, siis seal oli veel, sinna nüüd muidugi 10+ aastat tagasi, siis prantslased ei rääkinud sinuga inglise keeles, nad rääkisid prantsuse keeles. Ja sinu asi oli, kuidas sa hakkama saad. Ainuke variant inglise keeles saada suheldud, olid tumedanahalised. Nemad oskasid inglise keelt. Aga muidu see täitsa siuke, hädaga õppida ära. Ja prantslastel on ka see, et neil on suur maa, palju pärtslikku kultuuri. Neil on siseturism väga tugev. Et nad reisivadki oma maa sees. Ja seal võib olla ka see lihtsalt, et uhkus. Et mina olen omal maal. Ma võin osata inglise keelt, ma võin osata igasugu keeli, aga omal maal ma räägin prantsuse keeles. Ja kui sul on midagi vaja, räägid prantsuse keeles. Et selline nagu uhkus, mida mina mõnes mõttes imetlen. Eestlastel on see, et nagu mul oli siin poes juhtum, kus ma olin järjekorras, üks proua tuli ja tahtis marudalt rääkida. Ja ma tundsin, et ma ei taha rääkida, et kuidagi iiveldas natuke ja siis ta oli lõhnast tunda, et joogine. Ja siis ta hakkas nagu vene keeles rääkima. Siis ma mõtlesin, et vau, kui külalis lahke rahvas me ikka oleme. Ja siin oli tegelikult üks polüamooria teema ka, mis ma mõtlesin saate teises osas pehmema teemale sisse tuua. Aga kuna te saade on jälki nii pikale lännu, siis ma jätan nagu järgmise saate jaos, et järgmitsen saaten ma kõnela armastusest. Võtan nagu sääne ingliskeeli üteldes teaser või trailer või ma ei tiiäki, mis ta õige sõna on, et järgmine kord kaiks tulke kullama. Nüüd ma tiiä, kas ma järgmine kord ole tiiin nädeli pärast, võib-olla sattus tähtsa päiv olema mul Kvaduao peal, kui ma saasi saadeteta, näitusesse ei saa, tule samal ajal teeta midagi muud, kasulikumpa. Ja ma tähendab, et see saate nagu lõpumõttena ütlegi, et jah, ma kõnela, kui see asja omava, kuigi muudu nagu halvasti. Aga päriselt ükskõik, kuidas omava, see on kindlam prikkus. Kõige sääne nagu ao mõtten vastapidavam prikkus oma valatseb. Ja nüüd oligi uudis, kui Võro Liinan sündi märtsikuun on 2 last, surri 16 inimest, et on nagu 14 miinus on päris kurb, aga ma mõtlen, et ta jäi nii olema, kui me üksteist tukemi ja avitame üksteisel nätta elu helgembat puult. Kas või tuu, et kui saadi jakku indiaanlaisist lõpus. Ja esialgu sõaga ja nii edasi, igasugused võtid kasutati stämpegi. Üks kõige peenümbit võtid oli hääolu. Elamise kõrraliku raha, sotsiaaltoetuse ja sest tähendab, et sel päeval ma olen kipun jälgnud, mis neist inimesist see on saanud, keeleva vähegada moodsa elu peale sest narkootikumi, muu meelemürgü ja sest neile olidki juure ja perimys nii olulise. Ja mul on tunne, et tähenpägu meid nagu häütades on see pitsaga. Küll samal ajal ta sama Tartu 2024 meelelahutus, pido, massulda väga vähetse ürituse oliva raha eest. Et me ole nagu, kõik on nii hästi, kui hästi me elame, siis loed allkirju, kuis majandus nõus ja kõik on väga hästi. Õkva nakkas parempaa minema. Hetkel on veel kipun rassa, õkva nakkas parempaa minema. Tuo ma naara, et on nagu näide inimesi jaos meie meedia
kel on vaja, et jõuluvana ja lihavõttu jänesse vaihil olles ka midagi, sest neile on Eesti meedia sääne paras põnnev ja tuu, et meil on rasse, tuu suunas meid saame tugevamambas. Kas või tuu, et välja liina, mulle kõik aeg mõtelnud, küll ma koli määnegi hetk maale ja siis ma nakka toitu kasvatama ja nii edasi. Nüüd on nii, et ma mõtlen, et kui ma üks päiv, kui latsa oma suuremba ja me lämmiki maal eläme, kas ma üldse mõista toitu kasvata niimoodi nullist? Latsa on eks, suve oli meie põllu peal. Aga siis oli nii, et me oli nagu lats tüüjõud, meesi ei pide näidati ette, ta on põrknas, tuu järgi saad arvu, et tuud tohi välja kaksada, ta on piit, verreve ruutsuga, tuudar välja kaksaku. Eesi väga palju mõtle. Ja kui näid küll, kuis ima ise tekseva tüüd, es pea väga palju nagu oma mõistust kasutama ja mul tulgi sääne nagu hirm pääle, aga ma ükskord jõva maale. Võib-olla ma ei mõista mitte midagi teete. Eelmine aasta ma naksigi pihta, tõimi maalt vana lauda põhjaliina, pandsime siis kasvuhoonele nagu mulla asemal. Jälki targam, puhta sõnniku peale tohe ei panda taimi, ärkõrvõtas. Tuure jälki ma tunne, et nälg on meist kavambal. Nüüd segasimi mullaga läbi, on lootust saia hindetetu süüki, hinde kasvatat süüki. Ja tuun mõtlen, mul on nagu hää miil, et elo juhatas. Aga seal tulle tuu moment, mida ma ka välja toon oma saadetan, on inemisi, kellel juba ole õi süve, kellel ole õi oma maad, ole õi oma kasvuhoonat, ole isänest aigugi, sest sa pead mitme kotuse peal tüütama tuu jaos, et sa saasi õnna massumastu, eloase ja nii edasi. Ja mille ma veel tunne, et ma pead mõtlema ka tõisi peale, et minna me elo nagu hoitnu. No on kõik aeg olnud inemisi ümbregi ja omava mind avitanud, kui on väga rasse, kui on ikka tõtõsta väga rasse. Sest ma olen nagu kunagi olnud säänsitel raskustel päris üksinda. Säänsitel mingi emotsionaalse ja sotsiaalse asja tuud olles, seal tulegi esihindel nagu tukev olla, aga päriselt oled latsiga ja näituses on määnegi suurem väljaminek ja sa tiiad, et sa ei tuud hindele lupa, aga sul on vaja näituses kodu ostmine, edimene kodu, mis ma esiostsa. Ja nii edasi. Ja see on näid inimesi, kellel ole isäänest tukka takan. Ja siis ma tunnegi, et ma olen kipen nagu võlgu ütiskunnale tuuist, et ma olen olnud nii hoitu elo poolt ja see omava nuu, kellele eloloterii ole nii naaratanud. Ja tuu pärast ma võib-olla ajaga taht poliitikat nagu kipen tugevampa, sest ma tunne, et ma pietab tegema lihtsalt nagu et mitte olla elole võlgu. Vot nii. Aga ma tähempetses lõpeta ja polüamooria ja et ma mõtlen, et ma pead ütlema välja, mida ma tast asjast arva. Ja jah, nad oli pärast siis jälki võiti esika juba kaiamäänsidki videoid ja esiki ta teemaline film on välän ja siis saate esimõttelda oma mõtted ja siis kuulelda järgmist saadet võrrelda mu mõttidega. Ja sest me peai ütte muudu mõtlema ega üts peadki mõtlema esi. Aga omavaihel mõttide vahetamine, põrgatamine on tuumis lihvni, kui me omi mõttit edasi, sest me jõva ju omi mõttit kaia nagu ege külje pealt. Aga kui tõne pane pand oma mõtte kõrvale, sest need nagu hakkas omavaihel peegeldama ja andma veel rohkem infot välja. Aga hästi, ma muidu võigi kõnelema jäia. Kõik tähed ja järgmise kõreni. Saade on salvestatud 2025. aastal.